Matveil on spastika, ega ta ei saa väga joosta ja kiiresti kõndida, aga see, et tal väga meeldivad spordimängud, ta on väga rõõmus. Matvei kohe sünnist tahtis mängida jalgpalli ja ta on siiamaani tahab kogu aeg mängida. Vanasti me käisime trennis, aga pärast, kui meil läks spastikaga natuke raskemaks, siis arst keeldus meile ära ja me ei tohtinud mängida ja joosta. Aga ta kogu aeg palub, kogu aeg tahab mängida ja me võimalusel lubame talle käia trennides ja mängida. Ega mitte nii piisavalt nagu tema tahab, aga ikkagi, et ta saab tunda seda rõõmu. Mu lemmiktegevus on käia sõpradega ja mängida jalgpalli. See jalgpall, see on nagu poiste mäng ja ma hakkasin mängima seda laste siis, kui ma 4-aastane kuskil olin. Ma hakkasin mängima ja ma juba jalgpalli mängin 6 aastat. Kõige keeruline on laste jaoks olla haiglas, kuna seal ei saa olla, et nagu tunda ennast vabaks. Ja siis see ongi väga keeruline, et nad ikkagi tahavad sellises vanuses olla õues ja mängida oma kaaslastega ja seda kahjuks haiglas teha ei saa. Need inimesed ja perekonnad, kellelt olete tuge saanud, et need on aidanud teil nagu rasketel hetkedel nagu lihtsamaks seda olukorda saada? Ja ikka, et nad tegelesid ise lastega, nad käisid lastega haiglates ja siis me mehega saime ise puhata ja nautida oma hetki ja siis me ei pidanud mõtlema, et kogu aeg nende raskuste peal. Millist tuge vajavad sinu meelest pered, kes seisavad silmitsi kas kroonilise haiguse või mingi pikaajalise raviteekonnaga just emotsionaalses mõttes ja vaimses mõttes, et millist tuge sinu arvates sellised perekonnad nagu vajavad? See on päris raske küsimus ja see on päris raske otsus ka, aga ma soovitan nende vanematele rohkem puhata, tegeleda iseendaga ka, et ei ole vaja ainult lastega tegeleda, et peab mõtlema ikkagi enda peale ka. Sa said täna kohtuda Levadia võistkonnaga. Mis tunne oli äge? Jah. Mis sa tegid, räägi natuke? Ma mängisin, tegin penalti ja siis mängisin äega ja lõin talle kogu aeg väravaid. Nagu see on tore mäng. Siis, kui sa mängid, siis nii kiiresti aeg möödub. Ma olen väga õnnelik, et ta saab vähemalt natukenegi teha seda, mis teda rõõmustab. Pikaajaline haigus mõjutab kogu pere elu. Nende igapäevane rutiin, nende lemmiktegevused katkevad, kui pere saab teada, et lapsel on haigus. Nende igapäevane elu hakkab siis koosnema sellest, et erinevad raviprotseduurid käima siis haiglates ning kaotab side siis lähedaste ja sõpradega. Sellepärast on väga oluline minu unistuste päeva jaoks toetada just vaimset tervist, mis on väga suur osa ravi siis teekonnast, et perel oleks seda toetust, et nad saaksid kõige raskematel ja keerulisemal hetkel seda positiivset emotsiooni ning enda rutiinist välja. Matvei on väga vahva poiss, kes unistab jalgpallist. Tema küll ei saa jalgpalli professionaalsel tasemel mängida, kuid see ei tähenda seda, et ei saaks olla osa meeskonnast, tunda seda kuuluvustunnet, mis siis kogu jalgpalliga siis kaasa käib. Et meie soov on igale lapsele pakkuda seda positiivset emotsiooni, täita nende unistusi ja viia nende mõtted korrakski eemale sellest, mida nad igapäevaselt oma raviteekonnal peavad tegema.
me usume sellesse, et unistused annavad tiivad ning ka see, et vaimne tervise toetamine aitab haigusest võitu saada.